No nii, kaunist neljapäeva kõigile jalgpallisõpradele siit Olm jalgpallipargist, kus omavahel hakkavad mõõtu võtma koduvõistkond Tartu JK Velko ja neile külla sõitnud Nõmme Kalju U21 võistkond. Meeskonnad on platsile tulnud, Velko oma tavapärases. Nii et sealt võiks ka kindlasti neid väravaid ja asju oodata olla. No ja täpselt, et enne ka ei osanud stuudios öelda, et kes neist lööb. Söödu Mõttusele, Mõttus suudab selle säilitada ka. Kõrvalt tõuseb Mugra kaasa, Mugral on hea kauglöökas, võtab vasaku jala peale, aga meetrikes jagu postist mööda ja paneb Bernardo Gomes ikkagi ise ühe puutiks selle pallmängu päris ohtlikult, pall seal värava ees lahti, tõuseb korra suluseisu lipp ka, aga mäng läheb endiselt hooga edasi. Ping-pongitamine seal järjest peasöötude abil käib, aga suudab Kalju Karissalas palli säilitada. Eemalt tuleb pealelöök ette posti, aga Agarmaa saab selle kätte ja aga Velkol siiski võimalus seal Kalju väljaku kolmandikul midagi ohtlikku tekitada. Mägi uuesti palliga. Tuleb siit madalsööt värava alla ja saadaksegi see pall väravasse. Tartu JK Velko asub 14. minutil seda kohtumist juhtima ja Sami Tuubaava selle värava autoriks olema peaks. Nii et Velko 1, Kalju 0 ja lastakse pürotehnikal ka juba täie hooga särada. Eks treener sellist ründeliini tahabki, kus kõik kolm suudavad ees enam-vähem võrdselt siis panustada. Kalju nüüd võimalus ise vastu tulla, pääsetakse sealt peale löögile ja juba on seis 1-1. 16. minutil saab Kalju ka oma esimese tabamuse kätte kollektiivselt tähistama asuda ja see käis ikkagi võrdlemisi kärmelt. Kas oli Velko veel endiselt justkui peades oma seda väravat? Kohe siia Godvini peale aut uuesti visatakse. Kalaga madistataksegi. Karissalasse on jõudnud Kalju number 94 välja, kas saab peale löögi koha ka ja näidatakse penaltit. Kalju number 94 versus Markus Agarmaa. Godvini läheb lööma, parema jalaga paneb selle palli alla nurka ja Kalju saab teise tabamuse kätte. Agarmaa aimab poole ära, aga siiski ei küündi pallini ja Nõmme Kalju 21-2, Velko 1 ja 20. minutiks oleme 3 väravat näinud. On väga vara veel aeg ette rütata, aga kui peaks Kalju täna võidu saama, vaatame selle olukorra ära, siis räägime, mis mul mõttes on, tuleb siit senderdus Karissalasse, penalti punkti lähistel, päästakse peale löögile, aga viivad vasaku ääre kaudu, toovad palli üles. Ikka väga kärmed on need üleminekud, uuesti Karissalasse jõutud on, kas tõudetakse pealelööka välja võluda või suudetakse pealelööka välja võluda, aga Agarmaa nii, Mägi suutis palli korra kasti viia, Kalju puhastab. Mägi uuesti aktsioonis säilitab palli. Voolult sööt ettepoole, Paavo saab palli kätte ka vasaku jalaga peale löök, suluseisu lipp püsib maas ja Velko saab teise tabamuse kätte. 30 minutit täpselt on mängitud ja 4 väravat selle ajaga juba on tõsiasi. Sami Tuubaava 2, Velko tervikuna ka 2, Kalju 2. Nii et vaatame, milline lahendus kohe tuleb. Mõttus Mugra ära kamandab, kas siit tuleb peale löök ka vasaku jalaga tuleb, aga suudab Subbotin selle. Paavo annab läbi söödu ettepoole Mugrale, Mugral on võimalus kohe peale minna, aga otsustab konksu teha veel, teeb teisegi otsa. Parema jalaga võtab siin äärest mängijad ette, läheb Lillemets mööda, vasaku jalaga kuul tuleb ja see lendab väravaist ohtlikult läbi ja Velko saab siiski kätte. Velko saab selle kolmanda värava kätte täpselt siis, kui meiegi oma heli tagasi saame ja 48. minutil asub koduvõistkond seda kohtumist 3-2 juhtima ja teine poolega on algamas täpselt. Aga vaatame kõigepealt ära, mida Igor Subbotin teeb kaptenina Kalju poole pealt. Paneb selle palli siia penaltipunkti lähistele, aga kõigisse mööda lendab ja värav. Reesar ka gabariitidelt suhteliselt sarnase kehaheitsega on, nii et võib-olla ka otseselt Goodwini seal markeerima võetakse, pealelöök tuleb ja Velko saab 4. tabamuse kätte. Tartu Velko asub seda kohtumist 66. minutil 4-2 juhtima ja see seis muutub nüüd hoobilt selgelt ikkagi kindlamaks. Mitte küll lõplikuks, aga kindlamaks. Ja kas tuli, tuleb siiski pealelööksid Metsumaa vahelt ja päris ohtlikult eespostis ka. Goodwin, teisel poolel teda ei ole, teab mis palju näha olnud. Siit peale löögi välja võlub, Agarmaa on esipostis valvel ja saab kätte. Subbotin, Gomes, Goodwin vist ka, parema jalaga siit tuleb see peale löök, võtab rikošetiga ohtlikult, pall värava ees lahti, Agarmaa saab selle kätte ja Velko fännid tervitavad seda aplausiga. Mängu parimat valida Velko poole pealt, kui täna saadakse see võit kätte, siis on ikkagi meeskondlik tulemus, vaatame selle olukorra ära, vasaku jalaga tuleb hästi see peale löök, aga Agarmaa saab kätte ja teiselt korruselt võita ja palli säilitada. Peet Mansonilt kõrge pall ettepoole. Paava, Saupõld, parema jalaga kuul tuleb, see maandub väravas ja Velko saab asuda lõplikult tähistama. 5-2 lüüakse siin 91. minutil täpselt seisuks ja see on Tartu Velko pidu täna kokkuvõttes. Teise poolaega lükatakse see mäng kummul ja saadakse kõik 3 punkti kätte. Jah, nüüd võib öelda, et ta on purgis ja just rääkisime Vetmansonist, kes ei ole silma paistnud, et nüüd ta põhimõtteliselt selle olukorra ja paistab, et Kalju ikka hakkab ka väsima ja nüüd tulebki lõppu üle. 2 üleminutit saime teisele poolajale ja seejärel kuulutab Richard Toomi Vile selle kohtumise lõppenuks. Velko 5, Kalju 2, teise poolajaga Velko ikkagi oma paremuse maksma pani.